Hei kõik Discgolfis sõbrad, tere tulemast tagasi vaatama Põdripants karikasarja 2025 teist etappi Paluküla Discgolfi pargis. See on tagumised 9 ja kui sa pole esimest 9 vaadanud, siis sa ei tea, et minuga koos on Mikk Mets. Ja hakkamegi kohe vaatama. Heitlus on põnev ja kõik poodiumi kohad tegelikult on mängus. Sõren on meil natukene maha jäämas ja siit muidugi tuletame ka meelde, missugune ilm oli tol päeval, sest aega on ikka paar päeva ikka möödunud. Mõned päevad on möödunud ja ütleme nii, et kraad oli külm ja tingimused kindlasti mitte ideaalsed, aga nii-öelda hooaja algus ja mängijad kindlasti moti ja tahet täis on, et vahva nii-öelda heitlus esimesed 9 korvi oli ja vaatame, millise lõpplahenduse see leiab. Nii, 10. korv, mis on tollel rajal on vaikselt oleme metsa sisse minemas, nagu siit taustal näeme, on natukene üles mäge, et mängib selline pigem 90 meetrit. Keskel on, nagu näeme, kaskede salu, sellest tuleb lihtsalt ümber mängida ja lihtsalt jää keskele. Tundub ägedad on need rajad, kus on nii-öelda pool on platsi peal ja pool ka metsas. Ja, et sul on kõike natukene. Et see oli meil Madis, kui ma ei eksi. Jaa, tundus, et Madis jäi natukene kangeks. Aga Rivo tundub, et tabab liini väga hästi, aga kas Ketas ka koostööd teeb ja teeb väga ilusti. Ilus. Rivo on ennast käima saanud. Ja Rivo siin pani väga tummiseid putte esimesed 9, nii et kui keegi nii-öelda puti nii-öelda kliinikut tahab, siis Rivo esimesel 9 rajal seda näitas. Mingi vaadake järgi. Raimo on meil siis juhtimas hetkel ühe viskega, nagu ringi alguseski. Läks alguses pikalt eest ära, Karla tuli järgi, vahe jälle nagu nullitud. Ja, et Karla ja Raimo siin on kohti nii-öelda vahetanud ja vist kohti nii-öelda Raimo liidri kohta pole ära andnud, aga viigis ja mõne punktised vahed on olnud ja Karla nüüd tundub, et tahab tõestada seda, et on võimalik ikkagi alla esimene. Nii. Sõrine on kõik need eeskäi visked. Üks õnnestus, mis oli teisel korvil, tuli imeliselt välja. Aga edasi on nagu need kõik eeskäi visked on väga-väga annukas see läinud. Natukene nurka peale palju, aga vaatame, kas lähenemisega teeb siin õnneks tasa ja tahtis isegi pördit võtta tundes. Oih, aga ei hullu, see on ikkagi 5 meetri raadises. Madis meil jõudis siis sellisesse nurka. Madis ka kohe esimesel rajal pika puti ära pani, aga praegu jääb natukene veel tagasihoidlikuks, et säästab selle hea puti veel mõnele järgmisel rajal. Ja, aga ta on endiselt mängus. Ja. Rivo küll võtab hetkel selle 3. koha ilusti endale, sest avavise lihtsalt oli nii. Väga mõnis ja Karla nüüd ennem just ühe lühema puti eksis, aga saab siit ilusti pöördi kätte ja jällegi Raimoga viigis, et ei lase nii-öelda siis kaasvõitlejad siin eest ära. Nii, 11. korv on par 4, 115 meetrit. Ja kohe hakkamegi näeme, kuidas nad seda mängivad, kui Sõren ka ära puutub. Teda ei maksa ära unustada. Sõrenil ka veel kerge täppin teha ja vist 11. äkki teine par 4 meil. Ja. Et saab siin soojaks visata ennast. Ja nüüd me näeme, miks ta 115 meetrit on siit üles jõnksade paremale ja sealt mäest algust alla. Siin on ikkagi maastikut ära kasutatud raja peal, mis on alati väga tervitatav ja väga vahva, et lisab palju sellist challenge'it. Nii, siin tundus tiianad ja aga nagu näeme väga hea jääl. Aga kas siin seda rada avatakse pigem driveriga või mängitakse mingisugust lay-upi kuskile aeglasemaga või kuidas? Siin on väga erinev, nagu näeme, siin on üldse putter käes. Jah, ma just vaatasin ka, et enne tundus ka aeglased kettad keegi vistu. Siin on putteri liiga pikalt sinna võssa viskad, siis on jälle ei ole mitte midagi ja mina olen aru saanud, et ongi 2 täiesti erinevat koolkonda. Et pigem kas driveriga sa viskad siia, et sa oled vähemalt siin koridoris, sa võid küll ääres kuskil võsas olla, aga sa oled vähemalt koridoris või võtta putteri kogemata viskad liiga pikaks, sul ei ole mitte midagi. Ja. Et lahendusi on siin erinevaid ja Sõren nüüd eest käe paneb kui kaunis drive. Ja meie jutu taustaks, mis ma eelmisel korral võtan, neinan alla kõik neid. Täpselt, et Sõrenil tegelikult on väga hea eest käsi ja loodetavasti saab siin selle ilusti ka käima endale. Või see tundub, see tuleb ka väga kaunilt, aga jääb lühikeseks.
ja näeme, siin on tõesti maastikku väga ilusasti ära kasutatud. ja siuke väga tehniline rada, tundub ikkagi nii-öelda lihtsama poolne, aga tehniline kindlasti, et see ka vajub liiga vara ära. ja et ikkagi vist esimese viskega siia mäe peale tahaks ideaalis saada. Või kui on nii-öelda eeskäes seda tuhhi, et visata ka sealt natuke mäest alla, siis on veel endal lihtsam, aga siin Madis praegu väga kaunis. Väga ilusa lähenemise teeb. Nii, Raimo. Vist liiga madal, aga... Raimol oli siit tegelikult hea variant praegu nii-öelda jälle väike edu endale võtta, sest Karla on ikkagi pikal putil, jah. Ja, pigem pikemal putil, jah. Nii, Sören nüüd pärast väga hea tavadraivi teeb umbes täpselt sama hea lähenemise, nii et saab siin väga suure tõenäosusega bördi kätte. Jah, et siin ongi meil see huvitav olukord, et meil on korvi all kaks ketast, mis on bördiks ilmselgelt minemas. Et üks oli putteliga, teine driveriga, et see ongi täpselt 2 koolkonda. Nii on, jah, et kellel kuidas mugavam on, aga nüüd siin Karla küsib. Kas teeme kord? Jah, et distants tundub päris pikk, ma mingi 16 meetrit äkki. Aga, ei olnud üldse halb. Väga hea run tegelikult, jah. Ja nüüd tuleb Raimo siit ka ikkagi pikk putt veel. Et ka kuskil 14 võiks olla siit. Tundub hea. Ikka, vahetult enne kette keeras ära. Ütlesid, näe. Raimol on kuidagi kette, ta on nagu rolli efektiga, et päris mitu korda on tänan, et seal veerema läinud. Et praegu ka tegelikult ju ketas maandus, ütleme nii 2,5 peal, aga rullis ennast sinna mingi 4-5 peal. Ja dollerid on kaasas. Ja, tundub nii. Vot see on pahandus. Need on alati nagu valusad eksimused, et tegelikult oligi run oli ju hea, aga väike roll ja siis jääb hiilase täpp panemata ja Karla siit saab jälle väga lihtsalt ühe viska. Ja esimest korda saab vist täna nii-öelda ainuliidriks. Nii, ja siin Madis saab ilusti pöördi kätte. Ja kas ma loodan, et kõik märkid, et see number 11 osa ülemine rant on lahti? Et see ragises seal päris korra. Jah, tõesti. Kas mingi polst on midagi puudu? Väga huvitav, et seda ennem ei märganudki. Kummaline. Mingi korv ei ole jõudnud vastu. Kevadine hooldus tegemata. Tundub nii. Nii, korv number 12, 76 meetrit. Selline paremakäelistel tõesti tagantkäega ei ole midagi teha. Et selline eeskäev, selline flex, et sealt tegelikult tiiala peal vaadates on korvi näha. Et ma näitan sulle hiirega siit hetkel. Et kes teab, see teab. Teie hiirt ei näe. Aga Sõrenile võiks see rada sobida. Ja ikka. Ta peab ikkagi sellise ussi tegema, sest need üleval need oksad kipuvad maha võtma, et otse peale ei saa minna. Ja siin siis Rivo. Või kui sa hoiad lihtsalt madalalt. Ja see tundub väga, väga ilus. Ja näed, siin nüüd rollib see kätes õigele poole, et väga ilusti lahendatud. Ja ongi, näe. Isegi Karla vasaku käes läheb tagant kätt viskama ja tundub, et sai selle flexi ilusti kätte. Tundub väga hea ja endiselt nii-öelda ei plaani peatuda. Ja, et pedaali tuleb peal hoida. Ja. Et siin see park on lihtsalt selline, et iga rada on põrdirada. Ja tundubki, et Karla on selles mõttes suht hästi kogu aeg ikkagi putil ja tal on kogu aeg võimalused, et tal ei ole väga palju sellist päästmist olnud, et kindlasti on tal selle võrra mugavam mängida kui Raimol praegu, et drive'id õnnestuvad ja kui putiga ka ühendab, siis on need pördid seal skoori peal jälle kirjas. Nii, siit oli näha, et see oli Discrafti zone ja korraks tundus, et kas tõesti läheb sisse, aga kõrge oli. Ja Madis võib-olla liiga palju putru hommikul sõia. Praegu ekstra poweri sinna viskes suutis ka panna. Väga kaunis lähenemine. Ja, et ilusti sinna korvi lähistele. No, iseenesest väga maaliline vaade. Ja. Korv, mets, Madis. Iseenesest kas Madisele ka see koht nii maaliline tundub. Et, aga vaatame, oleks, et
vahva üks maaline putt saada nii-öelda kaamera peale, et sealt oleks Madis astuks ikkagi korralikult jälle sammu võrra lähemale siis ka liidritele. Jah. See tundub väga keeruline. Aiselist läks kohe käest lahti, oli näha. Ja siin Karla, väga oluline putt, et mis siin tundub 7-8 meetrit? Isegi vähem võib-olla ma ütleks, et 7 kõige rohkem. Aga täpselt siuke distantsia Karla selle ilusti korvi põhja paneb ja 2 edu Karlal. Jah, et nii suurt edu oli viimati siis, kui Raimo alguses hakkas hullult kihutama. Ja algul tundus Raimo väga hea hooga läks minema ja nüüd natukene on hoogu maha võtnud, aga mängid on küll. Aga jah, Söreni putid on ka hakkanud sisse minema, et suht viimane aeg. Ja. Et, ja siin siis Madis oma paugid puttimas. Kahjuks peaks olema paugi küll, jah. Et 5 mängijaga on natukene keeruline järgi pidada. Jah, et nimesid on palju ja viskeid on palju, et siin on mida jälgida. Nii, ja Rival on vist... Ei, see on Raimo. Ja nad näevad eemalt ühesugused välja. Ja, müts on ka sarnane. Müts on ka sarnane. Nii. Ja distantsid olid ka neil sarnased, aga Riva praegu siit võtab väga, väga kõva pördi ja ootamatult on ikkagi täitsa järele jõudnud. Jah, ja tuletame jälle kõigile meelde, liituge Patroniga, toetate mind, toetate sel aastal kindlasti ka Markust ja näete sisu ennem kui teised absoluutselt. Nii kui midagi valmis saab, kohe on ta Patronis olemas. Seal kellaaega ei vali. YouTube'is natukene juba valime kellaaega, kuigi seal on ka membershipi valik, et näeb ka. Ja muidugi ei maksa unustada videoanalüüsi, et saatke julgelt. Ma oskan seda täitsa hästi teha, ma arvan. Ja mul on inimesi, kelle käest nõu küsida. Viimati näiteks küsisin Scott Stokely käest nõu. Oli üks videoanalüüsi vaja teha. Nii, et kontaktid on head ja nii-öelda välismaa profide käest on kindlasti hea nõuandeid saada, et prooviga. Nii, aga siin, kes see meil võis olla esimene viskaja? Kas Rivo ei olnud? Jaa, vist oli äkki Rivo, jah. Ja tundus täitsa soliidne. Karla teeb ka siin jälle väga hea viskaja, on jälle ringis, on jälle pördi variant. Et nagu kaardi peal on, see on 86 meetrit täiesti tiksirgi, aga nagu näeme, korvi siit näha ei ole. See on isegi tiiala pealt võib-olla õrnalt on korvi otsa näha. Võib-olla jah, aga Sören teeb ka tegelikult ju täitsa soliidse viske, et ringi joone juures ja loodetavasti saab seal puti asja käima ja 2 pördit järjest oleks magus. Ja... Ei, eelmisel ei olnud Sörenil pördi vist. Vist ei olnud. Aga siin on niivõrd allamäge, et sina kui võime öelda semiproov ilmselt ikkagi Eesti mõistes. Et kas sa läheksid putteriga ikkagi viskama ilmselt? Täitsa oleneb, ütleme nii, et 86 meetrit ma ise nii-öelda väga putteriviska ei ole, et pigem ilmselt kas Harp või Justice oleks mu valik, ma arvan. Et ikka üks väikest kiirust saada ja siis ilmselt lasaksid tal rohkem kukkuda siin. Jah, kasutada võimalikult palju seda ruumi ja mängida laialt millegi kangega, ma arvan. Jah, nagu näeme, laiuses seal ruumi on küll ja küll. Täpselt nii. Ja lund oli ka. Jaa, aga õnneks on see kõik sulav nähtus sel hetkel, nii et... Tundus hea, aga... Jääb natuke puudu. Nii, Sören. Ja saab. Läks. Väga ilus. See oli hea tester hetkel tema selle putteri koha pealt, et puti probleeme palju olnud, No siin on see probleem, et kui sa lähed pikaks, siis sa oled seal huvitavas kohas. Aga täitsa okei. Tegelikult veel nagu viimase piiri peal, et oleks seal veel meeter edasi, siis on juba keeruline, aga... Tundus piisalt ikkagi segaselt. Mis tähendab, et kui Raimo selle sisse saab, siis on jälle üks ise lahe. Et hoia põnevalt. Ja viimane kett ikka tõmbas sisse, et oli läbi minemas. Ja põnevis järjest krutib need. Jah, sest tõesti, meil on ainult 5 korvi minna. Ja, et vaikselt nii-öelda lõpupoole jõuame ja praegu sellel rajal on üldse poisid väga roheliste nii-öelda paberitega läbi tulemas, et 3 pördit oleme siit kirja saanud ja vist 2 parri. Ja mis muidugi märkamata ei näinud, et Rivo on vaikselt eest ära minemas teistelt poistelt. Ja. Et on oma 3. kohta kinni võtmas
ja mis oluline tegelikult on Rivo ju 1 viskega Raimost maas ja 2 viskega ainult Karlast maas. Ta on täitsa mängus. Rivo on siin saanud väga hästi käima ja need pikad tabamused ka kindlasti nii-öelda tuju üleval hoiavad. Nüüd sellise viskega, no see on ideaalne vise sellel rajal. Et siin on kord number 14, 155 meetrit. Korvi siit ei ole näha, et ta on kusagil seal kaugel tunneli lõpus, et sul peab see vise olema ikkagist väga täpne, väga pikk, väga ja sa ei tohi ka kõrgele seda visata, sest muidu kipub feidima ja siis sa oled seal, nagu näeme, võsad on vasakul panemal ikka väga tihedad. Täpselt nii. Ja Raimo tundub ka, ütleme nii, et see koridor on võrdlemisi kitsas. Ja, aga täitsa hästi. Aga täitsa hästi teostatud, jah. Sest 155 meetrit, et kui sa esimese viske juba 80 saad, siis on täitsa okei tegelikult. Et siin tuli kindlasti, Karla tuli kõvasti rohkem kui 80. Ja, et suutis selle eest käi lõhti sinna tunnelisse ära mahutada ja tänu sellele saab lühema lähenemise. Ja viimesena Madis. Nii tundub, et ka tahab selliste ussikat. Oi, vahete, kaunis. Aga ilus vise ka, et praegu natuke oleks võinud keskele rohkem. Tere, Rivo. Rivo siin väikest pulli tegemas ja rahvale. Nii, aga samal ajal siis Sören läheneb siin pördi jaoks. Tõmbab selle küll natuke üle praegu. Mõtleme selle Rivo ekraani peale tulemas. See on nagu vaata see vanast olid need videod, kus vaatad mingid asja, siis järsk hüppas mingi tädi. Andke kommentaarides märku, kui mitu teist ehmusid. Nagu näeme, lähenemised on tegelikult siin suht keerulised, et sa pead sinna vasakule ja ta läheb natuke üles mäge ja see ikkagist on ka metsatee kitsas, et väga palju ruumi ei ole ja Rivo, suurepärane. Väga kaunis. Rivo on tõesti omal mängu käima saanud ja järjekordne pördi on ootamas. Nii, siin Madis siis ka natukene liiga kitsaks jäi, aga tegelikult tundub, et kõik variandid on olemas. Ja, selline skip-shot võiks ju toimida. Jah, tundub, et Madis läheb vist airshoti peale, aga vaatame, kuidas. Ja, see on õigus. Aga ei saanud skippa. Ja, tundub, maapind on ka veel võib-olla siuke ikkagi lehti jooksi täis, et ei usaldanud seda skippi ja praegu ei antud seda hüpet seal lõpus. Nagu nägime, et Karla avavise oli lihtsalt nii hea, et seal oli väga lihtne 45 meetrit lähenemine. Ja Sören on kahjuks hea, et tal ei ole midagi siin teha lihtsalt. Ja piisab tegelikult selles mõttes väiksest eksimusest ja oled 1-2 meetrit liiga seal võsas sees ja sul ei ole mitte midagi enam teha. Et keeruline. Aga nüüd tundub, et lähenemine on üsna paigas. Ja. Kaunis. Aga ilusti korvi alla. Nii, Madisel pördiput. Nii, aeg üks pikk put ka sisse panna. Ja, see oleks siit hea saada. Oi! Kõrge laia kaarega, aga jääb puudu. Nii, Raimo on praktiliselt identse koha pealt. Võib-olla on 20 centimeetrit lähemal. Ja kõdi kettidele, aga ikkagi sisse ei läinud. Nii, Karlal nüüd võimalus jälle edu suurendada. Ja enesekindlalt otse kümpi, et see oli väga kindel putt praegu. Et ma julgen öelda, et see oli täitsa avalduse maitsega juba, et näed, vaata, mis ma oskan. Ja, paistab nii. Aga muidugi, ma usun, et Raimo sellest ei kohku ja tegelikult on veel ikkagi omajagu siin seda mängu veel ees, et kõik on võimalik. Jah, et mõned päris keerulised rajad on veel tulemas. Üks nendest on meil kohe järgmine, et kord number 15, par 370 meetrit ja siin on ka Mando. Et sellega tuleb arvestada. Mando kaitseb siis järgmise rajad Tiiala on see puusi, millest just praegu meil Rivo kahjuks mööda läks. Ja see on paha eksimus Rivol, et tegelikult siin Raimoga teise koha peal viigis, et siit oleks kindlasti õnnestunud drive olnud vaja ja Karla endiselt Tiiala pealt ei ole küll täna üldse eksinud, et igal rajal annab endale võimaluse ja tegelikult see on ka tihti see, mis võidule viib. Aga Raimo on kaunis. Teeb samamoodi väga ilusa drive'i ja hoiab ikkagi pinget all. See on natukene
selle maitsega, nagu ma eelmisel korral ütlesin, et vaata onu, mis ma oskan. Siis jah. onu tulid, vaata poiss, mis ma oskan. Jah, tehti kohe avaldus vastu, et ei ole siin midagi. See tundub, Ka Mandostist mööda või? mis safe, tundub, graafikameni näita, järelt jäi safe. Tundub nii, aga kindlasti nii-öelda mugav koht ei ole, ma arvan. Vaata nüüd Sören. Parema eeskäega pigem tulemused, ma eeldaks, ongi enam-vähem sinna kanti, et pigem tagant käega. Tundub eestkäega keeruline, et võib-olla kui mingit lahjemat ketast nii-öelda sirgu visata, et oleks olnud võimalus, aga tagant käed soosiv rada paistab olevat. Nii, see on meil siis Dropzoni putt. Ja tundus läks üritama ikkagist. Jah, ma usun ka, aga Rivosid nüüd ikkagi nii-öelda teised poodiumikoha poisid praegu natukene laseb eest ära. Jah, et Karlalt nüüd eksimus. Ja Raimot ei ole veel puttimas näinud. Jaa, õnneks Rivo jäi täitsa nii-öelda arvestatav putt veel, aga sai selle sisse ja ainult nii-öelda poogiga minema. Ja Raimo ka ikkagi ei ole veel nii-öelda midagi, ühtegi nii-öelda võidulootust peast välja viskanud ja võtab siit ilusti viskada tagasi. Ei ole midagi lume alla veel katnud. Täpselt nii. Et on kõik veel mängus. Ja nii ongi. 3 viimast on meid ootamas. Ja tuletan veel taaskord ka meelde, et Tartus on toimumas discgolfi grupitreeningud just eesmärgiga nii-öelda noortele, nii põhikooli kui gümnaasiumi noortele. Et kui oled nii-öelda discgolfi armastav noor, pakub sulle see mäng huvi ja tahad areneda, siis leiad diskikooli kohta infot internetist ja sotsiaalmeediast, et Tartus me tegutseme ja kui huvi pakub, siis tule proovi. Jah, ja mis mulle grupitreeningute puhul meeldib, on alati see, et sa tutvud uute inimestega ja mis talvel kõige oluline, sa saad kuskil trenni teha. Jaa, täpselt nii. Et vahva on nii-öelda oma ala inimestega kokku hoida ja sealt kasvab kogukond ja sõbrad, kellega mängida. Nii et. No, nüüd rada number 16, kus Birdi ütleks on selline unelma. Et see on ikkagist nii järsu Birdiga, et isegi see rajakaart ei anna siin, nagu näeme, Madis teeb lihtsalt jump puti sinna nurga peale. Ja tundub, et see on ka suhteliselt kõik, mis vaja vist on, et siin ühtegi, praegu ei ole veel korvigi näinud, et ei oska täpselt hinnata neid viskaid siin. Korv on enam-vähem selle kaamera meie taha, kus me hetkel vaatame. Okay. No siis sellisel juhul tundub tõesti hea Birdi, nagu ma isegi täpselt ei kujuta ette, missugune vise see olema peaks. Et siin suhteliselt head avadrive'id, aga korvist ollakse ikka kaugel veel. Et. Nagu näeme, korvi on nüüd näha siin. Väikene oranž seal on. Et nagu mul täna hommikul käisin mängimas, noormees Janno tegi ka pika puti 70 meetri pealt. Et umbes sellist putti oleks siin vaja. Pikk putt, jah. Kes Janno ta oli? Kaur. Janno Kaur. Janno Kauri ma tean isiklikult. Tervitan teda. Tubli poiss 70 pealt on ikka mehina ise. Ja Birdi. Ja Birdi ka veel. Eriti uhke. Ja esimesel rajal. Ja ringi ainukene Birdi ka. See on suurepärane algus ringile. Jah. Siit ongi kõigil vaja lihtsalt see korvi alla visata, et see 40 meetrit, et ongi paras korv, hea korv, kus muudest asjadest rääkidest. Sest nagu näeme, et kõik on siin vähemalt 5 meetrile sees. Ja seda küll tundub, et ikkagi kõik läksid nii-öelda teadlikult üritama ka parriks mängida, et ühtegi sellist hullu viset me siit väga ei näinud praegu. Jah, no sellised rajad on tegelikult... Oi. Kes see oli? See oli Madis. Madis. Uskumatu. Täitsa siuke mitte tema moodi eksimas. Ütleme, et näpud ei kangeks ja lihtsalt lendas minema. Ja, et ütleme, teise ringi lõpp täna siin nii-öelda ikkagi veel võrdlemisi talvistes oludes on mehed kaua mänginud ja üks hetk kindlasti jahedus jõuab ka näppudesse. Aga jah, sellise korvi, mis ma tahtsin öelda, on keerunud, et sa ei saa seda päris parniljaks ka teha. Ei, muidugi. Et ta on liiga lihtne parnili. Jah, võib-olla siis kas tiiala või korvi natuke liigutada kuidagi, et vastasel korral jah, ütleme, et meetritest jääb ikkagi parniljaks ja oluliselt puudu. Nii, aga nüüd päris kihvt rada. Korv number 17.
78 meetrit, par 3, korv jääb siitpoolt vaadates paremale, nii nagu meil Raimo näitab, et eeskäega läheb viskama, siis see on see loogiline. Ja mis siin teeb kihvtiks see, et kaameramees siin seisab vahetult enne silda. Et see enne silda peab keerama sinna paremale. Kui sa ei ole oma viskega täpne, siis esiteks on vasaku hästi palju võsa ja võib sealt allamäge ka minna. Ja kui viskad pikaks, siis läheb paremale allamäge. Siuke ikkagi võrdlemisi nõudlik rada ja Karla nüüd tegelikult eksib avadrive'iga, aga leiab sealt selle oma liini üles ja on jällegi putil. Täitsa mul ei ole head sõna selle kohta tegelikult, ma ei mõtle. Aga ma usun, et sellised ringid nagu Karla ka praegu on kokku panemas, et need on mängijale selles mõttes mugavad ringid, et sa ei pea nagu otseselt kuskil põdema väga. Sul on sealt kogu aeg fairway'l, kogu aeg putil, et kas sa siis selle putiga tabad või mitte, aga sul ei ole sellist peavalu, et kuskilt võsa seest peaks tulema. Rivo on ka kahjuks oma vahepealse hea tunde minetanud, et kes ei mäleta, siis ta oli ju vahepeal siin liidritega täitsa ühes viskes. Täitsa samas paadis oli nii, Madis läks sellist keeruselt tagantkäe viset tegema ja tegi seda ikka väga hästi. Jah, väga soliidselt sooritatud ja Rio ka nüüd ühe sellise täna pani ära, et miks mitte teist korda proovida. Tundub jah, et oleks võinud julgemalt, aga ikkagi Sören nüüd väga kauni putiga. Aga Greeni ümbruses tundub jah, kallakud ja puud ees, et siin eksimuse korral jääb veel keeruline putt, aga nüüd Karlal väga oluline putt, et see oleks vaja sisse saada. Ja sees on ka, et tänab siin ja tundega. Tänab rahvast ja kaasalajaid ja see on kindlasti, ütleme, äärmiselt oluline putt selleks, et saaks viimasele rajale rahulikuma südamega minna ja paneb pinged Raimole. Ja Raimo muidugi deliverib. Et hoiab pinget veel viimasel korvil üles. Ja, et tahab ikkagi, mõlemad on päris näljased ja võitluseks siin kindlasti viimasel korvil läheb. Aga tundub, et Madisel on ikkagi kas randme või kuidagi midagi tal ei tööta hästi, et need ei ole üldse sellised tavalised puti eksimused, et ma olen neid päris palju varem ka näinud ja ei ole üldse mõnus niimoodi puttida, kui tead, et keha teeb täitsa teist asja. Juba 3. putt järjest selline tegelikult eelmisel korvil juhtus ka. Midagi ei teha, tänaseks on õnneks väga ammu juba, et on juba unustatud ja nüüd saame sellega videoga talle meelde tuletada. Nii et vabandame Madises. Nii, aga siin ongi veel viimased põksud, viimane korv, eitlus on tihe, võitja koht on veel lahtine, 3. koht on pigem kindel. Jah, pigem küll, et Rivo siin saab selle viimase läbi kruiisida. Et viimane korv on meil siis rada number 18, par 3, 88 meetrit ja tuleb visata sealt kaugelt, siit alla ja... Kuskil siin on ka trippelmando veel? Trippelmando rajakaardi nagu järgi on, aga siin vist kunagi oli sild, mis on nagu ära lagunenud ja näed, seal tundub nagu võiks olla. Aga jah, Karla teeb suurepärase viske tegelikult. Väga hästi, võrreldes just Raimo viskega, et praegu tema jaoks on oluline Raimot edestada, et praegu on kõik eeldused selleks ta endale loonud. Et Raimo peab nüüd kuskilt 50 meetri pealt sisse panema, et play-offi lootust oleks. Ja, et sealt Karla ilmselt kuidagi endale 4 kokku ei joonista, kui midagi väga drastiliselt valesti ei peaks minema, et pigem on Karlal praegu. Nagu näeme, paremat kätte meil siin rajakaart, sellel oli teip peale tõmmatud sellele Mando osadele. Ja, ju siis Mandot ei mängita. Nii, Madis. Kas ka veel hea siin ilusa viskega lõpetada? Tagant käega on pigem see keerulisem, sest ta kipub sellist asja tegema, nagu Madis hetkel teeb. Ja Raimo nüüd siis... Kas kõik või mitte midagi ilmselt? Kuigi ma kahtlen, et kas ta seda päris sisse läheb panema, et tegelikult paremal korvi kõrval on ikkagi suur langus, aga võis ikkagi minna. Tundus ikka proovima. Kuna tal on seljatagune on kindel, siis samas miks mitte anda väike ranna. Ja Rivo on nüüd meil kus? Sinna viskas. Okei. Ta oli seal taga. Täitsa oma rada mängib. Madis on nüüd siuke mäest alla putt. Vaatame, kuidas, kas leiab enesekindluse. Ikka. Täitsa katki hetkel.
aru saada, et siin on jah, midagi natukene praegu läinud rikki. Nii, aga Karjal on siis kõik olemas. Ja selline putt veel võidu jaoks. Statement siin on jah, käed üles ja ei ole midagi. Korvile ka mõtlesin ja väga ilusa putiga ja igati vääritud kindlasti. Etapivõit. Väga siuke veenev oli see viimane ring, et algul Raimo läks hirmsa hooga minema, aga nii kui Karla hoo üles sai, siis oli ikkagi näha, et päris heas vormis ta on. Raimo veel selline asi ka siia lõppu, seda ta küll väärt ei olnud. Raimo ka tegelikult väga tubli ring, aga ütleme nii, et see bogey ei mõjuta tallest, siin on väga palju, et Rivo samamoodi võtab siit bogey. Ja Sõren siis ka oma viimase... Tal peaks olema põrdiputse. Nii. Jah. Apsi. Väga magus lõpp, et tal oli ka üles-alla ja et oli mõõn ikka päris korralik. Aga lõpetas toppelt bogey veel. Vahi. Ütleme niimoodi, et see Rivo veel mängis tulega lõpus. Aga väga huvitav ring. Aitäh, et tulid. Me peaksime kohe nägema ka top 10. Sealt ilmselt näeme päris mitut tuttavat nime, kellele võib shoutout teha. Nii, siin see on. Ja nagu näeme, meil need 5 mängijad jäigi top 5. Meelis Vist, Meelis Põliste, Raimond Liiv, Allar Kupart ja Mart Meeru. Ja mõnedki tuttavad nimed. Ja, et Mart vist jõuab absoluutselt igale poole. Ja, Mart tõesti, ütleme nii, et ei ole võistlust, kus Mart käinud ei oleks. Ja, et tervitused talle, tervitused kõigile, et liituge, subscribe'ige, otsige Miku Instagram kindlasti üles, jälgige teda, tal on ka päris huvitav postitusi sealt aegalt tulemas. Ja mis kõige tähtsam, tulge grupirenni. Ja, täpselt, et kasutage võimalusi ja ütleme nii, et nüüd on jälle off-season tulemas ja aeg oma tehnikaid ja asju lihvida, nii et jõuab veel järgmiseks hooajaks ilusti vormi saada. Ja selleks oleks ongi kõik. Täname. Nägemist. Tšau.